On selline tunne, nagu oleksime juba taevas, aga ilmselt läheb natuke veel aega sinna. Meil hommikul piiblitunnis oli üks arutelu koht see, et millist keelt räägitakse taevas. Ja seda lauldu kuuldes ma mõtlesin, et äkki on see muusikaline keel. Aga igal juhul tea, et sa oled Jumala silmatera ja talle väga oluline ja kallis. Tänasele jutusele mõeldes puudutas mind see laul, mida me kõik koos laulsime. Kui säästa saad üht surmavalu, siis on elul mõte sees. Loeme koos Johannese evangeeliumist 3. peatükist esimesed 16 salmi. Aga variseride hulgas oli inimene nimega Nikodemus, üks juutide ülemaid. Ta tuli ühel ööl Jeesuse juurde ja ütles talle: Rabi, me teame, et sa oled Jumala juurest tulnud õpetaja, sest keegi ei suudaks teha neid tunnustähti, mida sina teed, kui temaga ei oleks Jumal. Jeesus vastas talle: tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni ülalt, ei või näha Jumala riiki. Nikodemus ütles talle: kuidas saab inimene sündida, kui ta on vana? Ega ta saa ju minna tagasi oma ema ihusse ja teist korda sündida. Jeesus vastas: tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni veest ja vaimust, ei saa minna Jumala riiki. Lihast sündinu on liha ja vaimust sündinu on vaim. Ära imesta, et ma sulle ütlen, te peate sündima ülalt. Tuul puhub, kuhu ta tahab, ja sa kuuled ta häält, kuid ei tea, kust ta tuleb ja kuhu läheb. Niisamuti on kõigiga, kes on sündinud vaimust. Nikodemus kostis: kuidas see on võimalik? Ja Jeesus vastas talle: sina oled Iisraeli õpetaja ja ei tea seda. Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, meie räägime, mida teame ja tunnistame, mida oleme näinud, ja ometi ei võta teie meie tunnistust vastu. Te ei usu mind juba siis, kui ma räägin maistest asjadest. Kuidas te usuksite siis, kui ma teile räägiksin taevastest asjadest? Ja ometi ei ole keegi läinud üles taevasse peale inimese poja, kes on tulnud taevast alla. Ja nõnda nagu Mooses ülendas kõrbes vaskmaa, nõnda peab ülendatama inimese poeg. Et igaühel, kes usub, oleks temas igavene elu. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et temal oleks igavene elu. Aamen. See on Jumala sõna. See on see, millest Eik rääkis, mis tema elus oli juhtunud ja meie paljude elus. Siin on 2 mehe kohtumine meie ees. Ja kui me arvame, et öösel kõik inimesed magavad, siis see ju pole nii. Ja ka seal, kui me mõtleme, et on mingi põhjus, miks selle asemel, et magada, me teeme teistsuguseid asju. Kas saada mingi eelis võrreldes nendega, kes magavad, või saada tähelepanu. Öölaulupidu, populaarne raadiosaade Ööülikool, mida ilmselt paljud oleme kuulnud, ostuöö, isegi kirikute öö. Tallinnas võib olla mitte nii palju, aga Tartus on see üsna levinud kirikute koostöövorm. Ja Tallinnas ka vist 5. juunil, reede õhtul ja laupäeva õhtul sel aastal. Arvatakse, et öösel võib toimuda midagi müstilist, ebaharilikku. Ja öö valitakse võib-olla ka tegevusteks lihtsalt sellepärast, et päeval ei ole inimestel aega. Kui ma mõtlen ka sellele, et USA teeb kõik oma sõjategevused just öösel sellepärast, et neil on maailma kõige paremad öösihikuga relvad ja nad on ülitäpsed selles osas. Ja viimasel ajal kõik, mis nad on alustanud, on võitnud. See annab mingisuguse eelise. Aga me ei tea, mis on Nikodeemuse tegelik põhjus.
See võib olla see, et tal ei ole päeval aega, sest ta on suurkohtu liige ja koos teiste 71 mehega nad peavad kohut mõistma inimeste nii tsiviilasjades kui käsuseadusega seotud asjades. Aga see võib olla ka põhjus, et nii auväärse mehena ta häbeneb minna ühe isiku juurde, kellega võib-olla need teised 71, kellega ta päeval koos tööd teeb, ei taha olla ühel pildil. Ja ta ei taha oma väärikust alandada ja selle seltskonna jaoks olla nii-öelda kahtlane tüüp. Kui nüüd minna selles loos edasi, siis osaliselt kõik nagu on selge, kõik on öeldud, nagu me lugesime, aga meie puhul võib olla täpselt samamoodi nagu Nikodeemusega. See kõige tähtsam uussünni kogemus, see küsimus, see on jäänud kõrvale ja on see täiesti arusaamatu, vastuvõetamatu. Kui Nikodeemus on oma usutunnistuse Jeesusele teada andnud, siis Jeesus saab aru, mis on tegelikult tema probleem ja mis tal tegelikult puudu on. Nikodeemus oli üks haritumaid mehi, tundis Jumala käske, osales seadusi täitvas kogus, ikkagi midagi oli puudu. Kas meiega võib olla samamoodi? Oleme sündinud ehk kristlikku perekonda, nagu mina näiteks. See ei ole uus sünd. Käime mõnikord või olgu võib-olla isegi üsna tihti pühapäeviti kirikus, mis on väga hea, aga see ei ole uus sünd. Mis see siis on? Palju me räägime kristlaseks saamisest, otsusest Kristust järgida, aga uus sünd, seda terminit kasutatakse vähem. Eks see ole muidugi kõik üks ja sama. Uus sünd võib olla hetkeline kogemus, nagu näiteks juhtus apostel Paulusega Damaskuse teel. Ja see on see, millest täna lapsed pühapäevakoolis rääkivad. Pauluse muutumine. Me teame lugedes apostlite tegusid, et kui Paulus oli Jeruusalemmast minemas Damaskusesse, koges ta midagi nii üleloomulikku, et see muutis tema elu. Loeme selle, apostlite teod 9. peatükk, salmid 3-7. Kui Paulus oli sinna minemas, ta lähenes Damaskusele, välgatas äkitselt taevast tema ümber valgus ja ta kukkus maa peale maha ja kuulis üht häält, mis talle ütles: Saul, Saul, miks sa mind taga kiusad? Aga tema ütles: Isand, kes sa oled? Ja hääl vastas: mina olen Jeesus, see, keda sina taga kiusad. Kui tõuse püsti, mine linna, seal öeldakse sulle, mida sa pead tegema. Mehed, kes temaga koos teed käisid, seisid sõnatult, nad kuulsid küll häält, aga ei näinud keda. Hiljem, kui Paulus kirjutab kogudustele ja oma lähimatele kaastöölistele julgustavaid kirju, siis kirjast Timoteosele me loeme esimene kiri, esimene peatükk ja 15. salm. See sõna väärib vastuvõtmist. Jeesus Kristus on tulnud maailma päästma patuseid, kelle seast esimene olen mina. Need on Pauluse isiklikud kogemused, mida ta siin jagab. Kõrvalseisjad ei pruugi sellest aru saada. Eriti need inimesed, kes seda ei ole kogenud. Uus sünd võib olla aga ka teekond, nagu näiteks Nikodeemusel. See võib olla väga huvitav teekond. Vaatamegi seda nüüd. See on huvitav selle poolest, et piibel ei räägi kuskil Nikodeemuse puhul sellisest hetkelisest muutusest, nagu näiteks Pauluse puhul, kus kõik hetkega muutus. Mina kuulun ka nende hulka, sest ma tean seda hetke ja seda päeva, kui Jumal mind kutsus ja kõnetas. Ma tean, et minu patud sellest hetkest on andeks antud ja ma olen Jumala laps. Aga muutused Nikodeemuse juures, mis ei jäta vähimatki kahtlust, need on ilmsed.
Nikodeemose elu on sedavõrd palju muutunud ja see kinnitab, et Nikodeemos oli mõistnud ja Jeesuse sõnumi vastu võtnud. Me loeme edasi Johannese evangeeliumi. Ei pea muretsema selle pärast, minu koguduse kaaslane või ka see, kes pole koguduse liige, ei ole õppinud Jumalat tundma sellise kogemusega nagu mina. Meie kõigi teekond Jumalani on erinev. On selliseid, kes nagu Paulus, ja on selliseid nagu Nikodeemos. Hetkeline muutus ja pikk teekond. Armsad, me ei tohi aga oma Jumala kogemuses teha õpetust, et teised peavad kogema Jumala täpselt nii, nagu mina. Jääme piibliõpetuse juurde. Kui Jeesus nüüd seletab vaimse maailma seaduspärasusi ja ütleb, et kes ei sünni ülalt, ei või näha Jumala riiki, või kes ei sünni veest ja vaimust, ei või minna Jumala riiki, siis Nikodeemose lähenemine on nagu meil kõigil inimestel. Inimene tahab seletada vaimset maailma materialistliku maailma kaudu. Nagu näiteks Toomas, uskumatu Toomas, üks Jeesuse jüngritest. Peale Kristuse ülestõusmist ta ei suuda mitte kuidagi uskuda, et Kristus on ihulikult ülestõusnud. Oli risti löödud, hauda maetud, surma võites, ülestõusnud, inimlikult täiesti võimatu usk. Ja kui talle räägitakse nüüd teiste lähedaste poolt, teiste jüngrite poolt, kes olid kohtunud ülestõusnud Kristusega, Kristus elab, on neile ilmunud. Toomas läheneb samamoodi materialistid. Kui ma ei näe tema kätes naelajälgi, ei saa teda käega puudutada, siis mina ei usu. Nikodeemose puhul on veel üks suhtumine, mida mina imetlen. Lisaks sellele, et Nikodeemos tunnistab Jeesuse jumalikku päritu, tunnistab ta oma küsimusega midagi, tal ikkagi veel puudub. Sest muidu ta ei tuleks öösel oma küsimusega rabi juurde, nagu ta Jeesust kõnetab, ja teda tüütama. Nikodeemos ei ütle üleolevalt, et seda uus sündi üldse vaja. Mitte kordagi. Me ütleksime, et uus sündi on vaja sellepärast, et kui meie oma patud tunnistame, et andeks palume, me pärime igavese elu. Siis me saame alles minna ristimisele, siis me saame koguduse liikmeks ja siis on meil õigus osa võtta püha õhtusöömaja lauast, kui meie suhted on jätkuvalt korras teiste inimestega ja Jumalaga. Ja me iga päev tahame uuendada neid ja hoida need korras. See on kõik õige. Kui sina soovid tulla ristimisele, siis suvelaagris meil alati on olnud see võimalus. Kui sa tahad pastoritega vestelda sel teemal, oleme alati sinu jaoks olemas. Aga Nikodeemos ei küsi, miks, vaid ta küsib, kuidas. Seda 2 korda. Esimene materiaalse maailma küsimus on, kuidas saab vana mees teist korda sündida? Absurd. Jeesus vastab nii, nagu see on vaimses maailmas. Kes ei sünni veest ja vaimust, see tähendab, et Jumala püha vaim osaleb selles protsessis, see ei saa minna Jumala riiki. Ja lisab, ära imesta, et ma sulle ütlen, te peate sündima üle. Selgituseks toob Jeesus võrdluse tuulest, mida me samuti ei näe, ometi me kogeme ja näeme, mida tuul teeb. Ja niisamuti on kõigiga, kes on sündinud vaimust. Jeesus, Johannese 3:8. Teine materiaalse maailma küsimus. Peaaegu see sama. Kuidas on see võimalik? Me leiame evangeeliumidest veel ühe mehe, kes küsis samasuguseid küsimusi. Tunneme teda nii-öelda rikka mehena
kes tuli samuti materiaalse maailma mõtteviisiga Jeesuse juurde, et taevariiki pääseda. Ta selgitas Jeesusele, et mina olen tubli käsuseaduse pidaja. Ta rääkis kõik ära, milliseid käske ta peab. Ja arvas seega, et kui ta saaks teha veel mingi väga õilsa teo, sest selle küsimusega ta tunnistas, tal tegelikult on midagi puudu. Ehk siis saaks taevariiki. Jumala arm, mis ei ole samuti materiaalne, oli talle tundma. Jeesus tabab siin naelapea pihta. Ta teadis, mis on selle mehe tegelik probleem. Kogutud suur parandus, millest ta kogu südamega oma olemusega kinni hoiab. Ja see oli täitnud kogu tema mõttemaailma. Ja Jeesus ütleb, mine ja müü ära kõik, mis on, jaga vaestele. Jah? Ei, seda küll mitte. Mu armsad, vastuajal võib Kristus tulla meie juurde, esitada meile sellise väljakutse, kus meid pannakse fakti ette, kas Kristus või miski. Sa pead valima. Sa arvad, et Jeesusel oli vaja selle ärimehe raske tööga kogutud varandust vaja? Ei, kindlasti mitte. Jeesusel oli vaja, et selle mehe süda oleks vaba materiaalsest ja Jumal oleks esikohal. Kõike muud tõotab pühakiri meile peale selle kinkida. Mis eristas seda rikast mehest ja Nikodeemust? Nikodeemus ei läinud kurvalt ära nagu see rikas mees. Isegi siis, kui Jeesus imestades otse, kui talle etteheitvalt ütleb, sa oled Iisraeli õpetaja, tea seda, sa ei tunne neid seaduspärasusi, mis toimivad vaimses maailmas. Iisraeli õpetaja oleks pidanud ju näiteks teadma, mida prohvet Esekiel kuulutas 600 aastat enne Kristus, Babyloonia vangipõlves koos oma rahvaga kannatades. Tuleb parem aeg, kui Jumal teeb midagi täiesti uut. Loeme ühe koha prohvet Esekieli raamatus 36. peatükid, salmid 24-20. Ma võtan teid paganate seast ja kogun teid kõigist maadest ning toon teid teie omale maale ja piserdan teie peale puhast vett, et te saaksite puhtaks. Kõigist teie rüvedustest ja kõigist teie ebajumalaist ma puhastan teid. Ma annan teile uue südame, panen teie sisse uue vaimu. Ma kõrvaldan teie ihust kivise südame ja annan teile lihase südame. Sama mõte, aga Uue Testamendi sõnastuses. 2. Korintuse kiri 5. peatükk, salmid 16-17. Seepärast ei tunne me nüüdsest peale kedagi inimliku loomuse poolest. Kuigi me ka oleksime tundnud Kristust inimliku loomuse poolest, nüüd me ei tunne teda enam nõnda. Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodud, vana on möödunud, vaata, uus on tekkinud. Sama tekst, mis oli täna jumalateenistuse algusel siin meil silme ees. Ja ometi küsin Nikodeemus uuesti, kuidas on see võimalik? Jeesus toob veel ühe näite Vanast Testamendist, mida Nikodeemus peaks teadma, sest see on Iisraeli ajaloost. See on see Vaskmaa lugu. See on kirjas 4. Moosese raamatus 21. peatükis, salmid 4-9. Uurimäe juurest läksid nad ära Kõrkemere teed mööda, et minna ümber Edomimaa. Ka rahvas tüdines teekonnal. Ja rahvas rääkis vastu Jumalale ja Moosesele, miks olete meid toonud Egiptusest kõrbe surema, sest ei ole leiba ega vett ja meie hing tülkab seda viletsat toitu.
Isand läkitas rahva sekka mürgiseid madusid ja need salvasid rahvast ja Iisraelist suri palju rahvast. Siis rahvas tuli Moosese juurde ja nad ütlesid, me tegime pattu, rääkisime vastu Jumalale ja sinule, palu Isand, ta võtaks ära need maad. Ja Mooses palvetas rahva eest. Isand ütles Moosesele, teene selle madu, pane see ridva otsa ja siis jääb elama iga salvatu, kes seda vaatab. Ja Mooses tegi vaskmaa, pani selle ridva otsa ja kui siis madu oli salvanud kedagi, aga too vaatas vaskmadu, siis ta jäi elama. See on võrdpilt sellest, kuidas Kristus korraga ülendatakse ja samas kurjategijate puhul nii tavalise meetodiga, ristisurmaga alandatakse. Inimese uueks saamine on võimalik ainult niimoodi, kui inimene usus võtab vastu pattude andestuse, surnud, üles tõusnud Kristuse. Ja siia Nikodeemose lugu selleks korraks lõpeb. Aga selle juurde tuleme kohe tagasi. Ma tahan enne küsida sinu käest, milline on sinu? Kas ma olen kindel? Ma olen uuesti. Kui me mõtleme sündimisele, siis see on looduse poolt loomulik osa. Mina ja ka Piibel mitte kusagil ei mõtle seda, et inimene võiks sündida uues elus kunagi tulevikus kellekski teiseks. Seda kindlasti mitte. Reinkarnatsioonist Piibel ei räägi. Aga uus sünni või pöördumise mõistmiseks pole meil vaja vaadata kaugemale kui iseenda ihule. Me kehas toimub pidev rakkude uuendamine. Ja nii igal hommikul on üks osa meist taas uus lood. Jumal on meid niimoodi loonud. Ja ihurakud uuenevad erineva kiirusega. Üks kõige aeglasem uuesti sündija on meie süda. Ja uuringutele tuginedes arvatakse, et südames olevad tüvirakud uuenevad umbes 2-3 korda ainult eluea jooksul. Päris kõnekas. Piibel ütleb ka, et Jumal kutsub 2 või 3 korda ja siis tema vaim vaikib. Aga tuleme tagasi Nikodeemose juurde. Me leiame Nikodeemose kohta veel 2 sündmust evangeeliumitest, mis kinnitavad otse kui seda, et temas on toimunud üks muutus. Nimetame seda siis, et temast sai kristlane, ta hakkas Jeesust järgima või sündis ta uuesti. See ei ole tähtis, aga ta oli muutunud. Ja nendest piisab täiesti, et veenduda, see mees oli aru saanud, mis on uus sünd, sest see oli kõigile näha. Temast oli saanud Kristuse järgija. Ta oli vastanud kutsele. Esimene tõendus selle kohta on Johannese evangeeliumi 7. peatükis, mida võime lugeda, kuidas seesama suur kohus, mille liige Nikodeemos oli, arutab, mida teha Jeesusega. On ta prohvet? On ta Jumala poolt tõotatud Messias? Sellepärast, et ükski inimene ei ole niimoodi rääkinud nagu tema. Ja ta laveerib niimoodi lubatava ja lubamatu piiri peal, kui ta käsuõpetust tõlgendab. Ja nüüd juhtub midagi ootamatut. Nikodeemos tunnistab avalikult kõigi oma töökaaslaste ees, kartmata jääda häbisse, kaotada oma positsioon, oma töökoht, jääda ühiskonnas häbistatuks võib-olla kogu elu lõpuni. Milleks seda vaja on, Nikodeemos? Mõtle enne, kui sa midagi ütled. Kõlaks nagu maososin Eedeni aias.
Ja me loeme. Nikodeemos, kes kord varem oli Jeesuse juures käinud ja oli üks nendest, ütles neile, ega siis meie seadus mõista, jutt teeb Kristusest, inimest süüdi, enne kui teda on üle kuulatud ja teada saadud, mida ta on teinud. Ja nad kostsid talle, kas ka sina oled Galileast? Uuri järele sa näed, Galileast ei tõuse prohvet. Nikodeemos oli ennast samastanud Kristusele. Nikodeemos oli vastanud kutsele. Ja teine sündmus, mis on selle tõestuseks, see nõuab veel suuremat meelekindlust ja usku. Kristus oli ristil surnud, sealt maha võetud ja mis nüüd temaga muud ikka teha, kui tavaliselt surnud inimesega tehakse, maetakse. Küllap see oli olnud lihtsalt üks viirastus, eksitus. Aga mida ma neile ütlen, kui minult suurkohtu käest küsitakse kohta? Johannes kirjutab Nikodeemusest niimoodi. Johannese evangeeliumi 19. peatükk alates salmist 39. Aga seda, pärast peale seda, palus Arimaatia Joosep, ta oli Jeesuse jünger, kuid salaja, sest ta kartis juute. Pilatuselt luba võtta Jeesuse ihu. Pilatus lubas. Siis ta tuli ja võttis Jeesuse ihu. Siis tuli ka Nikodeemos, kes kord varem oli tulnud Jeesuse juurde öösel ja tõi kaasa endaga 100 naela mürri ja aloe segu. 100 naela on umbes 30 kilo. Ja nad võtsid Jeesuse ihu ja mähkisid ta surilinadesse koos lõhnarohtudega, nõnda nagu oli juutide matmiskomme. Seal paigas aga, kus ta risti löödi, oli aed ning aias uus haud, kuhu ei olnud veel kunagi kedagi pandud. Sinna nad panid nüüd Jeesuse juutide pühade valmistuspäeva pärast, see haud oli lähedal. Ilus tegu, viimane austusavaldus. Aga milleks kulutada nii palju raha kallite lõhnarohtude ostmiseks? Ja vastus on armastus. Armastus ei küsi enam kuidas, veel vähem miks. Armastus kunagi ei kalkuleeri. Kallid, täna on meie ees 2 meest. Nikodeemos ja Joosep Arimaatiast. Nad kumbki ei teadnud, et Jeesus tõuseb 3. päeval üles. Maa värises, Rooma riigi parimat turvateenistuse hulgast värvatud valvurid põgenevad. Ingel tuleb taevast, veeretab kivi hauakoopa eest ära ja Jumala poeg tuleb hauast välja, kuhu ta oli maetud. Mehed ei tea seda. Me ei loe midagi kahjuks 3. sellest rikkast mehest, kes samuti tuli Jeesuse käest küsima, et mida selleks teha, et pärida igavest elu. Ei loe seda sellepärast, ta polnud valmis. Kas sina oled valmis, nagu Nikodeemos oli? Nikodeemos oli vastanud kutsele ja jäänud sellele kutsele kindlaks ka siis, kui väliselt polnud enam mingit lootust. Kaasaja üks ilmekamaid näiteid selle kohta on minu meelest Steve Jobsi lugu, kes on asutanud Apple impeeriumi. See juhtus 1983. aastal, kui ta kutsus oma ettevõtet juhtima, et anda uus arengutõuge Pepsi-Colat tootva ettevõtte PepsiCo juhi John Scully. Ja sellest kutsest on ajalukku jäänud kuldsed sõnad. Kas sa tahad kogu oma ülejäänud elu müüa magusat vett või tahad sa osaleda võimaluses muuta maailma? Nikodeemos oli
samasuguse valiku ees. Aga tema valis teadmise, et kui meie ei sünni ülalt, siis me ei pääse taevariiki. Me peame iga päev uuenema. Oma patuse loomuse tõttu ikka ja jälle korduvalt andeks paluma. Saame seda elada teadmisega. Jumal on meiega väga kannatlik ja järjekindel. Nii nagu ta oli Nikodeemosega. Kui Jumal sind täna kutsub midagi tegema, millestki loobuma, ära mine kurvalt ära nagu see rikas noormees, vaid tee uus otsus. Pane Kristus oma elus esimesele kohale. Tule ja lase Jumalal ennast muuta ja uuendada. Kui sa ei ole kindel, et sa oled uuesti sündinud, siis tule ja palvetame koos. Uuendamist vajame me tegelikult ju. Loobume vanast, laseme Jumala püha vaimul asendada see, mis meid on sidunud, millega me oleme ennast lasknud määrida värske ja uuega. Kas palve ajal, laulu ajal, kui Jumala teenistus on läbi, palvetame koos. Sa võid tulla ka nagu Nikodeemos privaatselt pastorite juurde vestlusele rääkima. Jumal muudab ja uuendab. See mees, Nikodeemos, kelle nimi tähendab kreeka otsetõlkes rahvavõitja, on lõpuks võitja. Sina tahad olla võitja